sellest ma olen palju rääkinud, sellest eneseõigustamisest, mis on inimlik ja oma kasvuhoonekurgi efekt, eks ju. Et minu kasvuhoonekurgid on kõige paremad. Ja täna ma mõtlesin ka, tuli kuidagi selline ajalooline moment, ühe kärbse eluloo ajalugu, et mis see nagu asjade, nähtuste ja ilmingute fänn ma olen nagu samal ajal. Et see on nagu rabarber, et võtad praegu selline värske rabarber, et mõni ütleb, et ainult rabarberi maitse mind huvitab, teine ütleb ainult vorm, keda huvitab ainult lõhn. Eks ju, no et üks sama rabarber, elu kui rabarber, värske rabarber ja erinevad aspektid samal ajal, no ja siis keegi uurib ainult siis seda rabarberi maitset või keegi ainult seda värvi, keegi ainult vormi, keegi ainult lõhna, rabarber lõhna, kõik 4 eksisteerivad rabarberis korraga. Eluga on ka nii, et ma nagu iseenda ees ka vabandasin, et ühtepidi mõni võib öelda, et noh, see on prostituut, et ta fännib rabarberi lõhna, eks ju, maitset, vormi ja värvi. Mõni ütleb, et see ei ole meie mees. Me ainult rabarberi maitse fännid oleme. Või siis klassikaline Idamaa näide on siis elevant, et uurid elevanti ühte jalga ja noh, ütled, et elevant on jalg, eks ju, keegi on seal londi osas, et ei, elevant on lont, aga elu kui tervik, et nii palju aspekte on samal ajal, et see mäng saaks toimida ja samamoodi siis vaatad, et noh, ma olengi nagu siis 3 isanda justkui väliselt, aga sama isanda teener, üks on siis maausuline, teine on kristlane ja üks on siis Krishnaid, eks ju, et kõik 3 nagu samal ajal ühtepidi vaatad puberteedi üleelamised lapsepõlves, kõik need Lõuna-Eesti loodusega kokkupuude, kõik need imelised järved ja loomakesed ja heinaküünid ja nii edasi, eks ju, lillehaasad. Kõik see on noh, mind nagu initseerinud või pühitsenud, eks, et siis Mustamaal küll puberteedi raskused olid, siis ma käisin hommikuti jooksmas Nõmme metsas ja siis ma olin juba, ma ei tea, kas 7. või 6. või 5. mäletan klassis juba puukallistaja, kuigi ma ei teadnud puukallistamisest midagi, aga ma saan aru, et mets võtab mind nagu vastu. Või kuidagi nagu maandab alguses, ma hakkasin juba rääkima ja täiesti kukuu, eks ju, metsamees ja nii edasi, seal on palju erinevaid momente. Ja samal ajal ka kristlus, eks ju, et vanaisa lugesid mulle piiblit, tuli see Jumala aspekt, samal ajal isa Kirss ristis mind tänu sensitiividele, kes mind kokku viisid siis Kreeka ortodoksi kiriku imelise preestriga, kes mind õnnistas ja initseeris ja noh, pani kaitse peale, eks ju. Sealsed pühakud, siis Püha Nikolus, kelle fänn ma olin ka siis, see ikoon seal oli ja noh, nii edasi. Kristlased sõbrad ja kogu see kristluse nagu aspekt ja noh, võimas, mis on ka nagu läbib mind. Ja siis tulid siis mingi hetk nagu Idamaa tarkused, reinkarnatsioon, Buddha, Krishna, kõik seal noh, 2 vaikselt sisse imbuma ja tänu siis sellele veedalikule ja Krishna kontseptsioonile, noh, seletati ka asjad puust ja punaseks hästi ära, siis hing ja keha ja materiaalne maailm ja kannatused ja karma ja õnn ja igavik ja ajutisus ja materiaalne energia mahamaia ja joogamaia ja hingeenergia väga põhjalikult ja teaduslikult lahti kõik. Et põhimõtteliselt ma olen 3 isanda teener, aga siis noh, tegelikult see on üks sama värk kõik, erinevad lihtsalt aspektid, eks ju, elemendi lont ja elemendi saba või kuidas keegi võtab, et palun vabandust. Ma olen ära müünud ennast 3 imelisele suure elu aspektile.